Tervist, head inimesed! On 8. november 2021 ja üle pika aja on taas teie ees Fookus. Ja mul on rõõm selle üle, et te olete kogunud monitoride ja kuvarite taha seda Fookust jälgima. Fookus, nagu te teate, on väga konkreetne saade. Siin on alati olemas ainult üks küsimus, üks pisikene aeg, mis on 15 minutit ja üks väga hea külaline, kes seda küsimust meil käsitleb. Ja selleks heaks külaliseks on meie hea fraktsiooni liige, jurist, õppejõud, poliitik Anti Poolamets. Tere, Anti! Tervist! Tänaseks küsimuseks on üks selline väga oluline küsimus meie kultuurivaldkonnas. Muides, kas sa tead, et 1986. aastal täna suri Molotov? Aha. No vot, Molotov suri ja Molotov on selle tänase teemaga üsnagi tugevasti seotud, kuivõrd Molotovi-Ribbentropi pakt, me teame, mis meie elu ja poliitikat väga tugevasti mõjutas. Ja temaga seotud on ka väga palju propagandafilmid, millised jõuavad siia ja väga oluline on inimesele ka teada vaja eelnevalt, kui nad selle arutelu juurde jõuavad. Ja milleks küsimuseks on siis Eesti Rahvusringhäälingus Vene propagandafilmide olemasolu on just nimelt see küsimus, et me peame alati teadma, et juriidiliselt on korrektne see asi, et Venemaa ja Nõukogude Liit on üks ja see sama frukt. Ehk siis see halb, mida on teinud Nõukogude Liit meile, see halb on jäänud Venemaa kaukasse, Venemaa seljakotti ja heastada saab seda ainult ühel moel, kui Venemaa ise tunnistab, et ta on selle halvaga hakkama saanud ja kui ta lõpetab oma nõukoguliku Vene imperialistiku propaganda ajamise meie rahva pähe. Aga ole hea, räägi Anti, nüüd on küsimus selles, et täna on meil esmaspäev, meil pidi olema Riigikogu saalis olulise tähtsusega küsimus ehk järelpärimine tegelikult, järelpärimine, kus sa pidid ministrit kiusama teemal propagandafilmidest Eesti Rahvusringhäälingus. Aga oleme ausad, et ministrit meil ei tulnud, sest minister lakkas olevast minister ja uus minister on selleks veel ette valmistada saanud. Nii et ma annan sulle selle teema sõna suu puhtaks rääkida, kuid enne ma lükkan ümber selle liivakella ja aega on nüüd. Pärast seda apsti ainult 15 minutit. Palun, Anti, ole hea. Aitäh, Paul, kutsumast. See pidi olema tänase päeva suur teema. Ehk meie päevakorra põhipunkt täna oleks pidanud olema siis kultuuriminister Anneli Oti vastus minu arupärimisele, miks Eesti Rahvusringhääling, mis teatavasti töötab meie kõigi raha eest, maksumaksja raha eest, miks ta näitab eriti alaväärtuslikke putinlikke propagandafilme, põhiliselt siis Nõukogude stiilis tänapäeva Vene sõjafilmid. Kas meil tõesti on näitamata väärtuslikke Eesti filme, kas meil on näitamata mõni Soome film, Läti film, kas meil on tõesti kõik ära näidatud, et ETV-s ei ole enam mitte midagi muud näidata kui eriti alaväärtuslikke Vene sõjafilme. Kuna ma olen ka ERR-i nõukogu liige, siis ma tõstatasin selle mitmel pool, sest mind jahmatas see, kuidas ma veel siis septembri lõpus avastasin, et see tore Rahvusringhääling, mis tegutseb seaduse alusel, kus ta peab siis kajastama Eesti kultuuri, Eesti ajalugu, talletama, säilitama, muide tegelema ka siis perekonnal põhineva ühiskonnamudeli rõhutamise ja tutvustamisega, millega ta muidugi ei tegele. Nii et ERR ei ole lihtsalt mingisugune kaabeltelevisioon, kust igaüks võib vaadata kas siis ingliskeelset kanalit või Venemaa Ahkota kanalit. Eesti ei ole ju neid ära keelanud ja sealt võib vaadata sellist Putini Venemaa maailma nii palju kui süda lustib. Aga miks peame me seda tegema Eesti maksumaksja raha eest? See on müsteerium ja see näitab, et ERR on täielikult lati alt läbi jooksnud. Neil puudub ideoloogia või siis on lausa tagurpidi ideoloogia, et seda väärtuslikku, niigi väärtuslikku ekraani aega täidetakse lihtsalt meile täiesti kõlbmatu kraamiga. Ja ma siin tahan vahele sõita ühe ainsa, kuna sina oled ajaloolane ja sa oled väga tugevasti nende teemadega seotud, siis mina ajaloolane ei ole. Ma tunnen küll ajaloo vastu huvi loomulikult ja näiteks muideks täna ei ole mitte ainult see asi, et Molotov ära suri 86. aastal, vaid täna 1920. aastal Piip oli meil peaminister
Tema kutsus tänasel päeval kokku nõukogu, millega otsustati seal aastal 1920, millal otsustati, et Eesti Vabariik peab mälestama vabadusest langenuid ja otsustati hakata püstitama ausambaid üle Eesti. Selline otsus võeti ta ka täna vastu. Aga see oli nüüd ajalooline tagasivaade, aga põhimõtteliselt ERR-i puhul häirib mind üks asi, ei kaks asja. Kõigepealt on see, et tal on väga ilus ja kaunis nimi, Rahvusringhääling, aga rahvuse ja rahvusel mõttes ringhäälinguga tegemist kindlasti ei ole. Veelgi halvem, ta ei ole täitmas oma seda kõige olulisemat eesmärki, ehk siis täitma seda kultuuri ja vajadust, mille jaoks ta peaks olema, vaid ta tegeleb reklaamiga. Ta tegeleb täiesti labase konkurentsi pakkumisega teistele erakanalitele, Kanal 2-le, TV3-le, Tuuod ja mis nad seal veel kõik on, eks ju. See on just nagu minu arvates täiesti lubamatu. Nad teevad seda varjatult loomulikult, nagu ikka see asi, ja Rein Lang on sellele veel korduvalt ka vihjeid teinud, aga nad nagu ikka ei paranda ennast. Ja veelgi enam, vähe sellist, et nad pakuvad ebaterve konkurentsi kommertskanalitele, nüüd nad tegelevad veel ka Vene propagandasaadetega. Selmet, et kasvatada meis rahvuslikku uhkust, väärikust, isamaa armastust, et sellised asjad just nagu on vajunud kuhugile tahaplaanile. Või kuidas seda kommenteeriks? Ma toon siis need näited ka konkreetsemalt, et kust ma olen muidugi programmi jälginud pikemalt, analüüsinud, aga nüüd siis möödunud aasta lõpust olema ka ERR-i nõukogu liige, kus ma saan nagu eraldi nõuda neid asju. Ja ma palusin selle teema tõstatada ERR-i nõukogus. Ja muidugi kõigepealt tuleb üks positiivne noot ka siia lisada, et vähemalt mingisugunegi areng selles asjas toimus. Arutati, miks sellised kunstiliselt ja sisuliselt ja ideoloogiliselt alaväärtuslik kraam meie parimatel aegadel televisioonis jookseb. Ja selle peale siis hanketoimetusest härra Luhats ütles, et jah, see oli viga, et me näitasime mingeid öiseid pääsukesi, kus Vene mingid naispommitajad möllasid 8-osalises sarjas. Ja see inimene on juba lahkunud. Selle peale konstanteeris Rein Veidemann, meil ERR-i nõukogu esimees, et jah, sellist asja ma pole nagu kuulnudki, et tunnistatakse kohe oma viga ja öeldakse, see inimene ei töötagi siin enam. Muidugi see on positiivne areng ja mis näitab tegelikult, et ERR-i nõukogus saab midagigi ära teha, midagigi, et kiidan selle eest. Aga ometigi ma toon siis näite, et sellel ajal, kui ma siis selle nõudmise esitasin ja et küsisin, miks selline jama meie ekraane täidab, siis oli eetris seesama Nočnoje lastotški ehk ööpääsukesed, üsna räige ja samas kehva kvaliteediga lugu Vene naislenduritest. Siis jooksis samal ajal Padaberi kindlus Afganistani sõjast, kus siis üks GRU kindral, välisluure kindral, päästis oma poega. Seal olid peamiselt pahad tegelased, üks reeturlik baltlane ja kurjad ameeriklased ja siis õilsad venelased, kes hävitasid Afgaani vastupanu võitlejaid siis. Ja ma küsin, et milleks? RTR Rossija näitab neid, Vene kanalid näitavad neid, käivad hommikust õhtuni. Eesti filme on, häid filme toodetakse vähe, näidatakse vähe. Ma olen ise teinud dokumentaalfilmi, mida näidati üks kord. See rääkis just Eesti sõja ajaloost. Uhke dokumentaalfilm. 2004 näidati siis ühe korraga korduses. Vahepeal on ju olnud 16-17 aastat vahet, et teda ei korrata. Küll lastakse lihtsalt putinlikku propagandat eetrisse ja sellega ei ole see lõppenud. Tehke praegu telekas lahti ja vaadake, jookseb jutumärkides tore nõukogude stiilis sõjafilm, väike lahinguüksus, kus vaprad Vene sõdurid lihtsalt siis Saksamaad vallutavad ja nemad on suured õilisinged loomulikult seal. Kui me ajalukku vaatame, siis õilsusest oli asi kaugel, et toimus hoopis mitme miljoni naise vägistamine, kirjeldamatud tapatalgud ja purustustööd. Et
milleks meile on sellist ajaloo moonutust veel vaja oma ekraanile? Putini Venemaal on kõik ausad filmid ära keelatud, neid ei lastagi ekraanile. Aga meie oma niigi vähesest ajast, mis võiks kuluda Eesti ajaloo arutumisele, filmide vaatamisele või ka Läti, meie naaberriigid, eks ole. Ma olen nõus, et Venemaa ajaloost, kus me oleme ka sundkorras sees olnud, me peame teadma. Me võime Afgaani sõjast filme vaadata, aga olgu need ausad filmid, mitte kangelaslikest GRU kindralitest. Meil on tõenäoliselt, ma usun, et meil on need ausad filme võimalik võtta nii Poolas kui Lätis kui Leedust ausalt öeldes. Ja on mõnevõrra kurb on mõelda, kui me mõtleme nendele Vene naislendurite peale, et ikkagi see, et need Vene naislendurid ka Tallinnale hirmsasti liiga tegid, seda me ka oma ajaloost teame, juba vägistamisest sa viitasid, mis Saksamaal toimus. Vähemalt legend räägib siiani, et Tallinn pommitati lendurite poolt, see on minu jaoks küll tõendamata, aga ma just ironiseerisin, et äkki teete Eesti vaatajatele siis ühe kusagil Tallinna pommitamise aegu, näitate öölendureid ja kuidas nii uhke teie kangelased. Ja Ukrainast võiks filme osta, sest teadagi, nad on hakanud ausalt ajalugu kirjutama, vähemalt kommunismi kuritegudest, Holodomorist. Fantastilisi filme on tehtud näiteks küüditamistest. Uskumatud kõrgel tasemel vapustav film on tehtud Holodomori teemal ka siis ingliskeelses maailmas. Ja muideks isegi Saksamaal, ma olen näinud võõramistest kanalitest, olen näinud Saksamaal toodetud filme, mis ka üsna reljeefselt ja rõhutatud näitavad tegelikult seda inimlikku tragöödiat, mis tabas Saksamaalt peale seda, kui sealt Nõukogude sõjaväed sisse tulid. Aga ma tahaksin ka ühte asja veel küsida. See teema on ühelt poolt arusaadav ja kas sa oskaksid öelda, või kuidas sa planeerisid, või milline see küsimus oli sul konkreetselt ministrile? Sul oli ettevalmistus küsimus, et mis see... Minu küsimus oli väga lihtne, et miks näidatakse Eesti maksumaksja raha eest Eesti Rahvusringhäälingus Vene propagandafilme. Ma ei näe mingit põhjust, miks me oma raha eest seda teeme. Kui tegelikult on niimoodi, et seda võimalust ju ei kaotata, sest Vene kanalid ujutavad meid tegelikult kaabeltelevisiooni kaudu üle täielikult, et kes tahab näha, mida Putini Venemaal tehakse, tal ikkagi see võimalus on üle küllastunud. See on muideks, see on kohe teine küsimus, ma küsin sult veel, aga ma tahan veel ühe asja juures peatuda, et kui nüüd minister oli ega minister ei lahkunud päeva pealt, tegelikult ta teadis on minekust juba märkimisväärse aja ette, valmistus selleks vaimselt, valmistas selleks ka fraktsiooni ette, oma parteikaaslasi, et kas see teadmine, et minister nüüd vahetub, kas sellega ei kaasnud seda, et sa said mingisuguse kirjaliku vastuse või said kirjaliku vastuse? Ei, ma leppisin istungi osakonnaga ise kokku ja siis ministriga kaudselt, et ma ootan ära, kuni uus minister, kes täna ametisse vannutati, saab korraks siis keskenduda sellele teemale ja sisulise vastuse anda. Aga ma ütlen, et üks lahendus oli, hanketoimetusest härra Luhats ütles, et see oli viga, aga paraku see viga kuidagi kestab edasi, et avage ETV, te näete jälle Vene sõjafilme, et kas tõesti on mingisugune suur paraad tulemas siin punaste lippudega, et nüüd tähistatakse sõja lõppu, täpselt nagu Putini Venemaal. Üks sõjafilm ajab teist tagasi. Aga meil oli revolutsiooni aastapäev oli. Võib-olla ETV tähistas oktoobri revolutsiooni aastapäev. Jah, võib olla tegelikult. Ja see probleem, ma ütlen, et ei ole lahenenud, vaadake seda kava, see on väga nõrk. Teiselt poolt 10 aastat näidatakse ühtesid samu ingliskeelseid krimifilme. Kas see ongi siis ETV funktsioon, et peaaegu 50 miljonit pandi 2021. aastal hakkama. Aasta pole veel lõppenud. Mida me vastu saame? Kallutatud uudiseid. Kui oli siis abielureferendum, siis tehti kohe analüüs, kui palju siis oli tasakaalustatud uudiseid ja kui palju mitte. ETV, ERR oli üks kõige ebaausamaid, kõige kallutatumaid, kõige globalistlikumaid. Mida me saame selle raha eest? Et ma vaatasin, et Eesti teadusasutuste baasrahastus
on pisut üle 50 miljoni euro. Ma mõtlen, et selle ETV rahaga võiks Eesti teadusasutuste baasrahastust kahekordistada momentaalselt. Ja selle töö teeksid ära erakanalid ja võib-olla 10 miljoni euro eest siis ostaks me erakanalitelt rahvuskultuurile tähtsaid saateid, võib-olla ka välisinfot natukene aitaksime riigi poolt. Igal juhul oleksime kulutaksime 5 korda vähem, saaksime seda raha teistmoodi tarvitada. Ma olen seda mõtet juba pikemat aega heietanud ja võib-olla küll pisut utreerituna, aga ikkagi ka mina saan aru, et me ei peaks erakanaleid piirama, neid pigem toetama ja ERR ei pea olema nii suure tööjõu ja nii suure mahuga instituut, nagu ta praegu on. Minu meelest ta võiks olla oluliselt väiksem ja ka oluliselt väiksem rahastusega. Aga ennem lõppu ma tahan ühte asja veel küsida, et aeg-ajalt meil räägitakse ka sellest, et ja tuuakse näiteks ka naaberriike, seal tuuakse Rootsit ja Soomet ja Lätit näiteks, ja Leedut ja Poolatki, et kui nendel kaabelkanalites tuleb sisse mingisugused Vene propagandasaated, siis seal riik lihtsalt paneb need kanalid kinni, trahvib ja siis paneb teatud ajaks kinni, mis tähendab muidugi päris suurt kadu nendele kanalitele, sest reklaamirahad kaovad ja nii edasi. Kas meil selline kanalite kinnipanek oleks mõistlik? See on keeruline tehnilistel põhjustel, sellepärast, et need Vene kanalid on registreeritud Euroopa Liidu kanalitena ja annavad Vene sisu edasi. Nad on nagu Euroopa Liidu firmad, Rootsis registreeritud, mujal. Ja peab ütlema, et Läti Leedu on reageerinud, on neid ka siis sõjapropaganda ja ka okupatsiooni eitamise eest trahvinud, aga see ei ole olnud eriti edukas. Võib-olla kõige lihtsam meetod oleks nendele mõnevõrra hinna tõstmine ja see piiraks maksunduslike meetoditega neid piirata. Ja, aga tänan sind, Anti. See oli Fookus ja Anti Poolamets ja Paul Puusmaa. Aitäh teile!